Noorte ja alaealiste poolt toime pandud rasked isikuvastased kuriteod on nagu katk, mis mööda Eestimaad ringi rullub. Üks selline ülim jõhkrutsemine leidis aset selle aasta aprillikuu alguses, täpsemalt 3. aprillil Valgas, ja on üks näide kuritegude jadast. Nimelt toodi päev hiljem Pedeljärvest välja 37-aastase Maido noahaavadega surnukeha. Võimalik kuriteopaik oli seal samas jõe kaldal. Selleks hetkeks ei olnud uurijatel veel midagi eriti kuriteo taustast teada. Kui seni olid kahtlusalusteks 3 noormeest, kellest 2 alaealised, siis nüüdseks on selgunud, et kahtlusalusteks on veel 20. aastates noormees ja 43-aastane naine. Tegelikult peeti kohe 4. aprillil 5 inimest kinni. Tõepoolest 3 neist esitati kahtlustus tapmises. 24-aastasele mehele ja 43-aastasele naisele on hetkel esitatud kahtlustus raske tervisekahjustuse tekitamises. Ja praegusel hetkel ei tahaks täpsustada, kes ja millise teopanusega sellele teole kaasa aitas. Kogu seltskond veetis ühiselt aega, tarbiti väga suurtes kogustes alkoholi, tekkisid mingisugused konfliktid, see päädis kannatanu peksmisega, kannatanu pussitamisega ja lõpuks visati kannatanu Pedeljõkke. Kuriteo toime pannud kamba puhul on tegemist kohalike seast tuttavate noortega, kes probleeme põhjustanud piisavalt palju. Tegelikult kamp on ju ammu juba liigub siin. Et on varasemalt ka probleeme nendega olnud siin? Et nad käivad ju poes, käivad niimoodi laiamas, nad on ennegi peksnud inimesi siin, et ähvardasid ja ikkagi kui õhtul poest koju töölt läksid, siis öeldi, et no ootame sind. Teile on ka öeldud? Jah. Päris palju selliseid asju Valga linnas ei juhtu. Ja ütleme siin, kui seda uudist veel täiendati, et väidetavalt oli seal ühesõnaga selle ühe poisi ema ka nagu neid poisse siis ärgitanud sellist asja tegema. Et see on päris õudne. Ma ei tea, mis mõistus neil peas on, et niimoodi teevad. Õhtul ei julge välja käia nii. Osa sellest kambast on alates sellest ajast viibinud vahi all. Ilmselt on see ka kohalike hulgas rahu kaasa toonud. Politsei uurijad ja prokuratuur on selle sündmusega väga edukalt tegutsenud ja tänaseks on süüaluste ring selge ning nende kuritegude jada ulatub oluliselt kaugemale kui see saatuslik päev aprillis. On üks sündmus märtsikuust, mil kannatanu suhtes pandi toime kehaline väärkohtlemine, et seal osalesid 2 süüdistatavat ja Kaie Kruusamägi kihutas sellele kehalise väärkohtlemisele. Siis on peksmise lugu 3. aprilli õhtust ja 4. aprillist. Seal on saanud 6 inimest süüdistuse raske tervisekahjustuse põhjustamises. Ja 3. episood räägib siis pussitamisest, natukene siis hilisem lugu, kus siis 3 süüdistatava juuresolekul kannatanud pussitati ja ta hiljem siis vette visati. Süüdistuse kohaselt oli tõepoolest 43-aastane Kaie Kruusamägi see, kes on ka ühe noorme 19-aastase Kevin Kruusamäe ema ja kunagi tapetud Maidu elukaaslane, kes noori just tema vastu üles kihutas, nendega koos alkoholi tarbis. Seda tegi ta ka sellel saatuslikul päeval. Ka selle sündmuse puhul seda kõike noorte poolt filmiti. Kuidagi on jah nii, et praegusel hetkel sageli neid jõhkraid vägivallategusid filmitakse. Selline filmimine kindlasti ei ole mõistlik, et kohati teeb see uurimisasutuse jaoks võib-olla asjad natukene lihtsamaks, sest tõendeid on koguda natukene lihtsam, aga see valu, mida selle filmimise ja jagamisega põhjustatakse kannatanule veel täiendavalt, on hoomamatu. Süüdistuse mõrvas ja sellele kaasa aitamises on saanud veel lisaks Kaie ja Kevin Kruusamäele 19-aastane Kelmo Rajamets, 15-aastane ja 18-aastane noormes. Raskete kehavigastuste tekitamises süüdistatakse aga 24-aastast Carlos Pikka.